Nii. Tere tulemast siis tagasi Douaisse. Algab teine päev on käes. Ja alagrupi teine mäng on vastaseks meil Hispaania. Vana hea Hispaania. Ja nagu ikka siin kombeks on nii, et Moens Krissu. Väga hea, kohal. Krissu kohal, tšekk. Et kolme kaupa, 3 singlit kõigepealt ja siis 3 singlit hiljem. Meil on esimene kate on nii-öelda, meil siis on naistes Maris, mees number 1 Robin, mees number 2 Kevin ja Vile juba käis, ajamängu ei ole. Võite helistada kellegile veel, et mäng läks lahti kodus ja hakkame siis vaatama. Midagi siin meil tagasi hoida nüüd enam ei ole. Aga proovime nautida seda olukorda, mille jaoks me siia oleme tulnud. Ja häid elamusi siis loodame teile pakkuda ka. Ma keeran pildi ära siit sellepärast, et siin ei ole midagi vahtida. Aga ma võtan siis sellise mängu, et peaasjalikult keskendun siis siia praegu Robini mängule, kus on Robin mängu Hispaania staarmängija Jeesuse vastu. Ja nüüd saab Robin näidata, mis puust Eesti mehed on. Hispaanlane pani kohe snatti. Snadi on kuuli ees, Robin läheb lööma. Lööb hästi ja Robini kuul jäi peale. Küll aga ainult 1. See tagumine, mis nüüd ära tuli, see jäi praegu teiseks. Hästi. 1 on. Nii, natukene soomivärki ka. Mul peaks tulema täna siia Moens TV on palkan siia või tellinud täna ka abikommentaatori, ma vaatan, millal ta siia kohale jõuab. Aga ta peaks mingi aeg jõudma. Nii, Robin läheb lööma seda, viimane kuul. Aga see läks mööda ka. 1 punkt Hispaaniale. Üks punkt Hispaaniale. Kevin võttis sama mängust 2 punkti. See on täitsa okei. Nii, koguneme seltsimehed. Ega siin on ainult kvaliteet tanki tuleb siin. Täna on tulemas. Ei olnud Robinil. Jaa. Kevin vahetab ära. Mati vahetab ära. Me oleme punased. Jaa. Oba. Kahjuks Robini kuul läks praegu mööda küll ka. Ja see küll jäi hästi sinna ligidale. Aga hispaanlasel on veel 1 kuul käes. Kunn tegi kõrvalväljakul väga hea astuse. Kas Marisel on 1 või 2? Ja. Siit sai hispaanlane jälle 1 punkti. Oi. Siin lõunanaabrid meil lätlased kaotasid eile Sloveeniale
suht küll läks seal neil triode peale asida. Ma sain aru, Juris ütles, aga ega neil lihtsamaks ei lähe, nendel on seal ka Luksemburg ja Rootsi, et noh, mis seal ikka. Aga no mis meil sellest? Me vaatame, kuidas me oma hispaanlastega siin hakkama saame. Hea kuul, Robin. Ja näed, kui te kõik arvate kodus, et siin on tõesti 100 prossa, et nii lihtsalt väljakud muudkui ainult paneme, aga need kaks asetust, mis hispaanlasel on teinud, üks läks pikaks ja see teine vise läks veelgi pikemaks. Et noh, ta on selline kõva, vaata see väljak. Ja suht hästi veerib. No nüüd on Robinil võtmise koht, viimasega pani küll hispaanlane esimeseks, aga ei see midagi. See tuleb lihtsalt ära lüüa, soovitatavalt jääda. No jälle läheb paremat mööda. Kahjuks läheb teil paremat mööda. Äkki nüüd? Ikka paremat mööda. Ai. Okei. Võtame kingitused vastu, kui antakse. Tuleb. Niiviisi. Siit sai hispaanlase 2 ja ikka läheb Kunnil ka veerema. Kunnil läks ka veerema. Kunni seis on praegu 2-1. Ja Marise seis on ka 1-1. Ja Robin on taga 0-3. Villi ka varakult üleval, ma vaatan. Tubli. No nüüd sai pihta, väga hea, hakkab tulema tead. Ja. Näe, seal nägi ära, et seal on pehme koht. Jesus ja pani sinna väga ilusa külla. Robini kuul, suund oli nüüd okei, aga läks üle. Napilt küll. Teine tabab. Okei. Hommik Ille. Kas Tõnu ka vaatab või? Oi, see on küll lühike. Ei olnud. Tõstis ära ikka. Ja sai 2 punkti. Ai, sai 1 punkti. 1 punkti sai juurde. Loeme mängu. Kevini mängus on seis 2-2. Kevin lõi hästi. Jaa. Okei. Is Facebook? Huh? Is Facebook? Facebook, yeah. I have one problem with me. I speak English? A little bit, yes. French? No. Oh. When my phone is como ça, pongo así, notificación no posible. I have no idea. Robin lõi hästi, aga enda oma läks ära.
Maris 1, vastane 2. Ja. Praegu on siin mängus on ülekuul jällegi hispaanlasel, sellepärast, et Robini esimene kuul lõi hea löögiga ja ei jäänud punktiks. No, ei jäänud sinna ka. Ja nüüd jääme loota, et siia jäägut ei tule. Aga miks ta peaks ka tulema? Ikka tuleb. Okei. Selles voorus oli nii, et Robin lõi hästi, aga mitte nii hästi, et oleks jäänud. Ja see kasutati kohe ära. Tuleme siia poole. Täiesti päris. Saapa päris. Nii, ma nägin seal silmarugust Maris tegi väga hea asetuse. Aga see Jeesus hullab siin. Paneb hästi kõrgeid. Robin pani esimeseks. Ja. Noh, nii. Hakkab pihta. Lõi väikse riivakaga, sellest oli vähe. Nii. Kas see viimane kuul läks ta nüüd pikaks või ei? Meil on peal või? Sul on peal või? Väga hea. All good. Kasutame ära juhuse. Noh. Kõrvapealekul, nagu te näete siin silmanurgast. Vasakul kaameras seal on vastane pani snatti. Marisel on väga hea eeskuul, aga ei jõudnud ikka kohale. Ja kunni läks pikaks siin kõrval. Ja nüüd lükkas peale super asetus Marise poolt. Aga see ühe lükkas nüüd ära. Ikka kaks häki. Robin sai 2 punkti. Seis on 2-7. Veereb. Lippab. Nii, vaata, mis siis Robin teeb sellist võib-olla 8 mängu, 8 meetrit võib-olla. Nii. Väga hea löök, ise jäi. Jah. Väga okei ja on äkki 2 äkki peal. Siin on nii suured väljakud ja kõrvaväljak mängib, kui ei ole päris külgmine väljak. Et auti tahad lüüa, siis pead ainult vastase kuuli ainult üle otsa joone lööma, aga sinna on nii pikk maa, et tihtilugu löögid jäävad ikkagi väljakule. Et jah.
hästi. Hää cool. Kunn lõi karva peal ka hästi. Ega see on 3, nüüd või on 2. Võta Robin. See on nii lühike maa. Pigem vist ikkagi on jah, 3. Et... See on lühike või? See on pikem. Pigem vist tundub, et on 3, aga kõik on lühikesed. Me ei olegi tükkalinn. Meil on 2 lindik, vähe mõõdugi. 2 korda. Seal ei ole millimeetrite küsimus. Ei ole. Küsige, et nendel ei ole. Ei näe, kuule. Meil ei trehmanud olema nii parajat linti, siin on kaugus üle 3 meetri, mida me mõõdame. Et ja. Maris ka punkti juurde ja Marisel on nüüd 4. Maris juhib 4-2. Ja kohtunik tuleb nii aegselt nagu väga aegselt tuli. Aga kuhu kiiret ei ole, siin on muidugi, siin võib olla, et siin on 10-20 senti ühele või teisele poole, aga kuna need on nii kaugel, et siis silm nagu päris täpselt ikkagi eristada, et siis igaks juhuks on vaja ära mõõta, et kas on 3 või on 2. Et oligi 2. Bueno, hästi mõõtsid. Ikka uuesti mõõdab veel. Ikkagi oligi suht täpselt, et ikkagi oli 2. Ja oligi nii napikast, et Robinil noore mehe silm, see nägi kohe ära, et ei ole siin 3 midagi. $2 milli oli vahed. Päris. Löö punkt maana. Vaata, mis kunn teeb siin. Oi, nii ei saa, jah. Nii ei saa. Okei. Kaas. Nii. Täitsa mööda läks kahjuks. Robinil see vise. Robinil vise jäi, tuli esimeseks. Ja Robini mängus Robin 3, vastane 10. Või see on Kevini mängus. Robini mängus on meie poolt vaadatuna 2-9 ja Maris juhib 4-2.
Minnakse ikkagi lööma. Ja jää nüüd. Aga ikkagi läks vist ära, et jällegi. Robin näitab ühte, Jeesus näitab teist. Ja Robin niisama ei taha anda midagi siin teha. Et see hispaanlase löök läks väike riivakas ja Robini kuul päris kaugele ära ei läinud, aga viimati koguni äkki jäi veel punktiks. Kohe mõõdetakse üle. Ja oligi ikka Robini ema. Tuima näoga see Jeesus paneb lihtsalt näitab enda kuule. On jah, ei no siin eriti vaatasin 3 meetri peale paar miljonit vahet. Ilmselt ütleb kõik, millega ta kahe vahele ütleb, et tal on peal. Ja no kindla peale. Jah, õige. Kõik õige. Nii. Mis? Oma kuulile või? Kunn tegi oma kuulile karu. Teda vaja teha ei olnud. Nüüd läks kartma ja nüüd läks vastase peale. Nüüd läks kartma ja lõi vastase kuuli peale. Noh. Motosport. Maris juhib 4-3. Ja jälle mööda. Kevin on jäänud kaotusseisu 3-11. Nii. Nüüd on Robinil kuul. Vastasel kuul ei ole. Ja peab ilmselt Robin seda lööma. Vaja oleks õnnestuda. Palun. Hästi. 2 punkti on hea. Kurat küll, noh. Okei, punkt on number, Maris, ei ole midagi. Maris sai 1 punkti juurde ja siis seal peaks olema 5-3 seis. Maris juhib. Oleks vahtlikum olnud. Pagan. Robini vise jäi natuke lühikseks. Kevin on jäänud nüüd taha koguni 3-12. Nii.
viimase Robin. Kevin on 3-12. Ärges. Robin on 5-9. Cristina, vamos arriba. Buena Busadet. Siin on. Nii, siit võttis hispaanlane 3 punkti vist. Typical. Kunn surub kätt. Kunn ei saanud hispaanlasest jagu. 3-13. Mine harjutama, Jenny. Ütleme nii, kui tuleb teine kate. Teises kattes mängivad Janek, Harri ja Moens. Aga vaatame, mis siin Robin teeb. Pikk maa on otsajoone ei tulla. Robin läks nadi lööma. Ja nagu ma ütlesin, siin pehme ka ja seega see ilge jant on seda snadi sinna õue lüüa. Ja näed, ta ei läinud õue. Näed, seal on pikk maa. Ta on teisest väga kaugel. Ja tõstis ära. Ja see mäng lõppes. Aga Robin on veel kuule ju. Robinil on veel kuule. Robin seal. Kuul siin. No nii. Vaatame nüüd. See on küll nüüd üle 10 meetri, ma pakun. See on üle 10 meetri, ma näetan seal. Sealt ringist hakkab viskama, lendab. Ja loodame, et läheb mööda. Oota. Nadi taga, tulge ära. Täitsa mööda. Täiesti mööda, ütleme nii. Hakkada mängima me? Mis mängu te mängite? Mängu te mängite? Enne läheb ätsu ka. Come on, Janjo. Naudi. 6-12. Janju. Come on, Robin. Come on.
siia, vaata. Ma annan sul on peal. Maris juhib 7-3. Ja päris hea asetus. Ja nüüd on Robinil üks kuul. Lukku oleks vaja, ta asetab sinna ära niikuinii ta. Julgelt sealt vahet tema juurest. Ütlesin Jaanekile ühe väikse näpunäite. Ja Robin jaksas ja Jooda ikka jaksas. Pidi jaksama, siit tundub küll, et jaksas. No väga hästi jaksas. Aga kahjuks on viimane kuul veel hispaanlasel. Ja siin on jah võimalus, kui ta nüüd paremalt mööda läheb, siis ta lööb enda oma tõesti maha ja siis on need kõik 3 kuuli on ju Robini kuuli taga. Parasjagu ikka kratsis ära, läks küll paremale poole kuuli, aga ei see midagi. Ja lõpptulemuseks jäi 13-6. Mul ei ole see meega. No pane siia. See on nii meetrine. Nii läheb, ei aseta keegi millele vaja. Laste ja naiste mõõdulind. Harri läks juba põllule. Läti. Eesti poiss. Nii. Aga mis viga praegu on? Kus Maris läks? Mis see viga on? Kohtuniku otsivad, okei. Janne lõi või? Aga ei jäänud. Jaanek muidu. Nii. Harri ootab ka kuni. Nii, ma nägin praegu silmanurgast, nüüd Ander on tulnud vaatama, Tõnis on tulnud vaatama, väga hea. Laske jutud lahti. Nägid? Täitsa mööda lõi. Jaanek 1. Spaanlane 1. Naiste mängus on Maris juhib endiselt 7-3. Proovi asetust ka, Harri. Ei pea. Olgu. Pane julgelt, lõpus on pehme, võtab kinni. Come on, Janju. Jaanek viskas oma... Ma vaatan praegu seda mängu siin. Jaanek viskas snadi kaugele, pikka mängu. Ja noh. Ütleme nii, et ma olen siin nii ligidel, et ma ei saa viskajad näha, ma näen, et nad on päris kauge mängu. Ja siis tuli siia Jaanek ja siis kohe siit 60 sendi pärast about ongi otsajoon ka. Lõi hästi, lõi mõlemad õue. Harri, sinu oma või? Ma oleks äärepealt lilla snadi andnud Harrile.
okei. Julgelt sealt edasi tee. Ma ei tea. Merike, vaata tablood. Hästi, hästi, Jaanek pani hästi. Hästi, Harri. Ikka julgelt sealt, mis see eeskuul on, sealt ligidalt. Too niikuinii punkt, tuleb, küll ta mööda jääb samamoodi. Tuleb otse. Julgelt jaksa, praegu. No kui ta on lihtne koht. No kui ta on lihtne koht, siis ei ole midagi teha. Hästi, Jaanek. Nii. Siit teeb natuke mõlemad peale. Harri mängu kui ka Aha. Ei, ma saan aru, jah. Väga okei. Hästi, Harri. Okei. Täitsa okei. Ta läheb lööma seda. Hästi. Ja nüüd Harri lüüa ei saa. Noh, lüüa ei ole mõtet, sellepärast 2 on peal vastasel. Harjamaa on 3. ja 4. Võib ära võtta talle kulli. Hästi, Harri! Bueno! Nii. Harri sai punkti. Jaanek juhib. Nii. Pandi snatti. Jaanek läheb lööma seda. Jaanek läheb lööma seal. Näete küll. Põmm! Teise lutsuga. Ja vist endama snadi liikusega. Aga endama ikka jäi. Väga hea. Harri tegi väga hea asistusi. Harri tegi natuke kaugemale. No ruumi jäi. Ei pea lööma minema. Ruumi jäi. Tuleb hästi. Ei ole mõtet tüü. Lühike on jama. Hästi. Hästi, Jaanek. Õige otsus. Jätuga oleks tulnud 2, aga parem punkt tabloos kui varblane katusel. Jaanek juhib 3-1.
jäi lühikeseks see Harri oponendi vise. Maris juhib 8-4. Ja Harril on laud kaetud. Harril on laud kaetud. Tuldi või? Ma läks sööma. Sisse? Paremalt poolt Harri ilusti. Jaanek sätib väga ja kuuli jälle. Jaanek on kuum praegu. Jaanek väga kuum. Nii kuum, et paha hakkab. Harri tõstab see ilusti. Väga ilusti. On see? On. Teeb augu ära ja nopime. Oota. Seal läheb menti lihtsalt auku tegema. Jaanek on vastase pikali löönud põhimõtteliselt. Seisu 3-1 juba. Siin hakkab varsti juba vererõhk tõusma mõnel vennal. Aga okei. Harri võiks ühe veel võtta siit. On. See on nii sama lihtne kui lapse käest kommi ära võtmine. Väga okei. Marisel ka laud kaetud jälle. 2. Nii, hispaanlased tegid põhimõtteliselt ühe kupuka. Loeme seda auguks. Siit on hea edasi minna. Lähme aga muudki edasi. Ei vaata tagasi enam. Naised tahtsid vahetada. Siin oli pull lõgu praegu küll ka. Ja Hispaania naissportlane arvas, et teeks vahetuse. Üksikmängus teeks ühe vahetuse võib-olla vahelduseks. Ma loodan, et nad tahtsid naist ikkagi naise vastu vahetada, aga... No ütleme siis, ega Hispaania on esimest korda siin Eurokapil, et võib-olla kõiki reegleid ei tea ja Marisel oli laud kaetud. Maris võttis kohe, ma arvan, 3 punkti küll ka. Hästi. Maris juhib 11-4. Maris, mäng lõpeb 13-4. Ei lase järgi nüüd tagasi. Mängu tagasi ei lase. Ei ole paha. Pole paha. Jaanekil on väga hea võimalus võtta veel punkti lisa. Kuri! Ei tulnud. Pistissi. Mati 2. Come on. Fookus, Jannu. Sellist kohad tuleb ära kasutada. Tuleb. Väga hea, las olla pikk mäng. Vaata, kas üle 10 ei ole. Hästi, Harri. No nii. Tegi augu ja Harri sai punkti. Harri sai punkti, seis on 5 ja vastastel ei ole mitte midagi veel praegu. Jannul on ka 5, aga siin on vastasel 1 punkt olemas. Jaksab, ei jaksanud Marisel ise. Väga põnevad mängud on siin käimas. Aga Jaanek tegi väga hea viske. Vaatame seda Jaaneki mängu praegu. Oi, Latvia
Moje. Moed. Harri tegi, peab näitama, tegi sellise asetuse ka. Maria, Maria, Maria. Harri lööb, kuuli minnakse lööma, lüüakse hästi ja ise jäi väljakule Harri oma, kes kolks vastu seina, aga no ruumi on siin kuradi 3 meetrit. Noh, nii peab olema terane. Nii peab olema lihtsalt juba natukene terane ka. Nüüd tal on selline plaan, ma saan aru küll, mis tal plaan on sellel Jaaneki vastaselt, ta tahab nüüd 3-ga lüüa. Seo ära see esimene, tema ligidale siia hästi. Ta võib isegi talle taha jääda. Või no sinu poolt ette. Hästi ligidale. Ai, kurat, küll ei jäänud. Minnakse seda Jaaneki kuuli lööma. Lüüakse ja jäädakse ja saadakse 3 või. Harri läheb lööma. Lõi hästi. Lõi hästi ja siin sai ikkagi 2 punkti see vastane. Hästi. Oleme kannatlikud, ootame oma hetke ja siis ründame. Lõi ja jäi ja sai 3 punkti. 3 sai, jah. Välja, et kõik väljakul on tema kuulid. Aga ei saa midagi. Maris juhib 12-4. Maris juhib 12-4. Ja Ennu hakkab sealt viskama, kaugus on umbes 8 meetrit küll, 8,5. Sa mait küll teisele poole oleks pidanud põske minema. Aga ei ole, noh, jaa. Võib-olla mitte nii hea, et ikkagi lööma minna. Jaanek on teada tuntud meil asetamise poolest. Harri lõi hästi, aga noh, siin hästi ei pruugi alati olla ikkagi piisav. Üks punkt sai hispaanlane juurde. Lõi Marise kuuli ära ja läks nadi õue ja tal oli üks kuul käes, pagan küll. Marisel oli muidu lõpp peale sätitud. Harri paneb kõrgelt viske. Kõrgelt viske pani Maris, või see Harri. Ja hispaanlastel on nüüd seis, ta ei ole punkti pand, nüüd läheb paneb. Ei lähe ikka. Minu meelest on, no see küll ei tulnud, see kaotab 2. Kaotab 2. Ja lõi jälle hästi.
Snatti. No löök ei anna midagi. Tema kuuli suunal. Tema kuuli. Suunal sinna esimene. Mitte täitsa sinna. Apuntate una. No ei, las ta olla, noh. Mariel. Y gorrita de. Он поставил я выбил, после пошел с шаром. Ну, потом я поставил видео, у него 300. Потом я ошибся, один поинт, опять он из двух выбил, и ну, хороший, это у нас не уровень. Нет даже шанса покататься, может выбить его. Palju siin sai? 3 või? Siin sai vist, vastane sai 3. Sai 3 või? 2. 2 ja seal sai, Jaaneki mängus sai 3. Ja Maris nüüd mõõdab oma mängu. Ja mõõdab, mis ta mõõdab. Ja ära ei mõõtnud. Seal silmanurgas üleval nurgas on Jaaneki vastase kulb. Näinud seal. Napit läks mööda Jaaneki löök. Üks või 2? Harri tegi karu siia. Ei ole paha. Jah! Te nüüd ei näinud. Maris tegi ühe jätu sinna ja võitis seisuga 13-5. Siin tehti kupukas. Ja nüüd ma pean minema lahingut. Oi! Robin võtab üle. Siit saab teada seda. Üle selle. Ja Maris on ka siin. Hästi, Anjo. Nii, Harri vastanased peale. Harril on veel 2 kuuli, et sellega siis punkte tuua. 6. Ja me jätame sinna. 2 on peal ja ruumi 2 meetrit. Ja Harri võtab siit voorust kindlalt 3 punkti. Ja läheb 8-5 ette. Algamas on ka Aigari mäng. Aigar on siis täna meie ankrumees singlites. Hästi, Harri. Janek on jäänud taha 5-8. Tuletame siis meelde, et ta juhtis vahepeal 5-1, aga vastane on ka hakanud
väga hästi asetama. Harib väga hea asetus jällegi. Paneb vastase mõtlema, kas lüüa või asetada. Seal pakutakse Janekile võimalust vastane asetas siia päris taha. Noh, oma meeter pluss ruumi. Harri vastane asetas esimeseks. Ja Janek pani snati peaaegu. Ja lõime enda kuulile ka roo, et löök jäi umbes 30 cm lühikeseks. Lööd veel või? Veel jah, sest taga rikki lüüa. Aga see viga saab kohe parandatud. Ja me jääme sinna, 2 on peal. 2 on peal, aga vastasel on 2 kuuli käes ja Harril on käed tühjad. 2. No, pero no sé. Vamos a ver, tirando ahí. Hakumiset oleks võinud paremaks jääda. Harri vastane lõi ripsaka, niimoodi, et ruumi on umbes 50 cm Harri kuulini. Ilmselt nüüd vastane läheb asetama. Janekil on seis kaunis hapu. Aga vastane eksis ja saab ainult 1 punkti. Aigari esimene voor läks kehvasti. Nagu näete, seis on 3-0. Ei tulnud lööki ega asetust, aga seda saab parandada. Ja vahepeal Janek asetas esimeseks ja samamoodi ka Aigar, aga Aigaril on jällegi käed tühjad ja vastasel on veel 2 kuuli käes. Harri vastane asetas snatti, aga Harrile jääb nii-öelda teise viskajana sõnaõigus. Tuleb. Janek asetas vahepeal esimeseks.
ja Janekile vastasel mõlemal on veel üks kuul käes, vaatame, mis vastane teeb. Ja vastane või jätu, aga Janekil veel üks vise sooritamata. Eres una máquina solo. Harri vastane võitis 3 punkti, lõi siis ühe Harri kuulika rooga ära ja Harri on hetkel taga 8-9. Ära karda piiri. Auti pole ju. Ja Harri jäi sinna. Harri jäi sinna ja üldse mitte kaugele, et kuna maa on tegelikult lühike, umbes 60 centimeetrit, et vastane võib seal asetusega vääratada. Aga Aigar asetas sisse. Hästi. Ja Aigaril on üks kuul veel, ehk siit voorust võiksime loota 2 punkti. Nagu te nägite, siis Harri vastane vastas Garrooga, Harri Garroo peale, nii et nüüd läheb Harri taas kord vastu lööma. Ja me jääme uuesti sinna, seekord muidugi kõvasti kaugemale. 3 miili. Nii et vastane ilmselt asetab. Aigar sai 2 punkti, seisuks 2-4. Harri vastane asetas umbes 70 centimeetrit snadist. Harri on 2 jättu löönud. Läheb ka vist 3. püüdma. Vaata, kuidas tunned ise, Harri? Ja Harri jättis sinna. Harri läks ette 10-9, mis tähendab, et puhtalt hüpoteetiliselt on järgmises voorus võimalik lõpetada, aga vastane on väga hea lööja, nii et seda on keeruline teha kohe. Janeki vastane võttis 2 punkti juurde ja juhib 12-5.
parandan kiirelt kaamera nurka. Harrilt väga asetus jälle, ilmselt sunnib vastast lööma. Ja vaatame, kui vastane eksib, siis on võimalus lõpetada. Harri vastane jäi sinna, lüüruumi asetamiseks on. Vaatame, mis Harri teeb. Ja Harri asetas hästi. Harri asetas väga hästi. Snadi kõrvale. Siin võib kõik juhtuda, võib snadi liikuda. Harri vastane sai pihta. Kuul muidugi kaugele ei läinud, aga täpselt parasjagu, et vastase kuul oleks esimene. Aigari vastane võttis 2 punkti ja juhib 6-1. Nüüd Harrilt väike viga. Kõrge asetus jäi lühikeseks ja vastasel on ruumi asetada. Ja vastane asetas hästi, 2 punkti vastasele seisuks 10-11 Harri poolt vaadatuna. Taustal ka siis Aigari mäng. Aigaril hetkel esimene, aga vastasel on 2 kuuli käes ja Aigaril samuti 2. Aigari vastane jäi löögiga. Hispaanlased on tõesti väga tugevad ja kõik mängijad löövad väga hästi. Aga sellegi poolest peame üritama. Harri vastane pani jälle snatti. Vaatame, mis Harri selle peale vastab. Kas snadi on üldse alla 10 meetri. Ja, Harri ise tegi. Küsi kohtuniku käest.
ei, Harri märkis ära, aga nüüd on üle 10 meetri. Ei, no Tohib tema ikka. vastase eest märkis. Distants on tegelikult üle 10 meetri. Aga kuna Harri ise märkis vastase eest nii-öelda, siis nägi ära, sina siis märkisid enam mõõta ei saa. sa aktsepteerisid seda. Aigar sai vahepeal 1 punkti juurde ja on 2-6 hetkel taga. ei tea, mis see õige nüüd on, lüüa veel või? No kui pulss nädis on, siis peaks lööma ikka, jah. Samas on see on... Hästi, Harri. Harri sai pihta. Ja tal on hea kuul seal kõrval. Umbes kaugelt raske öelda, aga pakuks 30-40 sentimeetrit. Aga vastasel on 2 kuuli käes ja kui aseta mõlemad sisse, on mäng läbi. Aigari vastasel ei asetus lühikeseks vahepeal. Ja esimese kuuliga siis lõi mööda. Nii et Aigaril on 1 peal. 2 kuuli käes ja vastane hakkab kohe viimast asetust sooritama. Vastane asetab peale. Aga Aigaril on veel 2 kuuli. Harri mäng sai läbi, kahjuks lõppes nii, 13 kaotus. Kui snadi liigub, siis ja ta talle ei ole märgitud, siis ei mõõdeta. Ei, sina märkisid, see tähendab Aga tema ei oleks märkinud. Sina, ei no jah. Ja snadi oleks liikunud, siis oleks niikuinii oleks. Ei no jah, aga sina aktsepteerid sellega, kui sa märgid ära. See tähendab, sa oled nõus. Siis ei saa pärast enam vaielda. Aigar eelmist voorust punkti ei saanud ja on hetkel taga 2-7. Aga nüüd me jääme sinna, jääme küll kaugele, aga siiski sunnime vastase ringi. Harri dressikas on jälle kadunud. Harri, liid jälle dressikata. Usa ei lõi. See on mängu ajal ära võtta. Mati, sa istu peal või? See ei ole või? Vaitimise kohtunik ütles, et käis pusa ära võtta Harrile. Ei, no jaa, ta ütles, et vaata, kõik on valges, tema on mustas, noh. Tasa nüüd. Mis see kõrval trenni minema tegema?
ise? see külmada suvel midagi. Ma arvan küll. Aigar vastane võttis vahepeal 2 punkti, juhib 9-2. Ja nüüd asetas Nadi kõrvale. Löö veel, Aigar. Ja Aigar asetas esimeseks, tundub siit. Ja vastane tabas, aga ei olnud tal õnne. Aigar kuuli ikka esimeseks. Nüüd Aigari vastaselt fantastiline löök. Jäi sinna sammas Nadi kõrvale. Vaatame, mis Aigar selle peale koostab. Ja jäi lühikeseks ja vastane saab siit voorust 2 punkti juurde, mis teeb seisuks 11-2. Ja Aigar jäi sinna. Maa on lühike, nii et võiks Aigarile täitsa sobida. Ja nüüd Aigar eksis löögil. Aigaril jäi asetus lühikeseks ja
kuna ruumi on, siis vastane ilmselt selles voorus lõpetab selle mänguga ära. Ja vastane võtab 2 ning seisuks jäi 13-2. Aga jätkame varsti duplitega.